Tere! Siin Brüsseli päevik Yana Toomiga. Salvestan seda neljapäeval, kui Zelenski esitab Bidenile oma võiduplaani. Me ei tea, mis plaan see on muidugi salajane, aga kindlasti sisaldab see punkti, mille kohta Euroopa Parlament võttis eelmisel nädalal vastu resolutsiooni, mis lubab Ukraina tulistada Venemaa territooriumile pikamaa rakette, et tabada seaduslikke sõjalisi sihtvärke, näiteks sõjaväelennujälju. USA luba selleks veel ei anna. Miks ei anna on eraldi küsimus. Mõned arvavad, et põhjuseks on tuumakonfrontatsiooni oht, millega Kreml ei väsi ähvardamast. Putin tegi just ettepaneku muuta Venemaa tuumarelva kasutamise doktriini ja lubada tuumarelva kasutamist tuumarelva mitte omavate riikide vastu, kes ründaksid Venemaad koos tuumariikidega. Kuid USA ametnikud ütlevad, et sellised argumendid ei saa kunagi otsustavaks. Nad esitavad teistsuguse põhjenduse. Ukrainal on piiratud kaugmaarakettide varu, mille ta võib ära kasutada mõne nädala või isegi päeva jooksul, ilma et see lahinguväljal midagigi muudaks. Nii või teisiti Ameerika ja Ukraina otsusest sõltub praegu palju. Venemaa plaan sõja võimalikuks kiireks lõpetamiseks on üsna selge, lihtne ja kohutav. Talve eel hävitada Ukraina energiainfrastruktuur, jättes ta küttest ja elektrist ilma. Tänaseks on juba 2/3 Ukraina energiamahust rivist väljas. Kui riik jääb ilma 80–90% elektrienergiast, ei kesta see kaua. Ukraina energiasüsteemiga on seotud lugu, mille tõi välja ajaleht Politico. Selle kuu alguses vallandas Kiiev Ukraina peamise energiaettevõtte Ukrenergo juhi Vladimir Kudrytski. Ametlikult selle eest, et ta ei suutnud elektrijaamu Venemaa rünnakute eest kaitsta, mis kõlab üsna absurdselt, sest kõik kiitsid Kudrytskit just selle eest. Opositsioon usub, et tema vallandamine on võimu tsentraliseerimise sümptom ning võib olla seotud ka korruptsiooniga. Selgus, et Euroopa Liit ja rahvusvahelised finantsorganisatsioonid püüdsid sekkuda ja nõudsid, et Kudrytskit jäetaks rahule, kuni Ukrenergos moodustatakse võimust sõltumatu juhtimisstruktuur. Sellekohane kiri, millele kirjutas muu hulgas alla Euroopa Liidu suursaadik Kiievis, oli üsna karm. Selles öeldi, et võimude tegevus võib ohustada meie kollektiivset võimet säilitada Ukraina energiajulgeolekut. Kõige huvitavam on see, et see kõik Volodymyr Kudrytskit ei päästnud. Ma tean, et on levinud müüt, et Ukraina on lihtsalt lääne marionett, et mida iganes lääs ütleb, seda Zelenski ka teeb. Ei midagi taolist. Ja Brüssel neelas Kudrytski vallandamise alla. Võib-olla sellepärast, et otsustas, nii kaua kuni käib sõda, ei tasu sellistel puhkudel skandaale teha. Siin aga ükskõik, millised Euroopa seisukohast kummalisi otsuseid Kiiev ka ei teeks, näeb Euroopa Liit oma ülesannet selleks, et Ukrainat abistada. Seetõttu on Euroopa Komisjon valmis rahastama Ukraina ettevalmistusi talveks ja eraldab selleks 160 miljonit eurot, millest 100 miljonit just elektrivõrgu remondiks. Seejuures lubatakse, et me jälgime tähelepanelikult, et Ukrenergo jääks iseseisvaks ettevõtteks. Ausalt öeldes pole ma kindel, et see on meie võimuses. Aga muidugi on siin kindel vihje tulevikuks, abiks, aga Euroopa Liitu saab Ukraina astuda ainult siis, kui täidab Brüsseli tingimusi. Kuid see saab olema siis, kui sõda on lõppenud. Ma ei hakka spekuleerima võimalike stsenaariumite üle. Selge on esialgu vaid üks asi. Lõpplahenduse koormus, milline see ka ei oleks, langeb rohkem Euroopa kui kellegi teise õlule. Jääge terveks ja kohtume nädala pärast.